In my head. Et seekord alustame seda videot natuke teistmoodi, et oleme siin kohe koha peal, kus on meil ajasõidud ja trennid sõidetud. Trennis näitasime head aega, olime siin kohe esimesed ja ajasõidus juhtus siuke lolli intsident, kus üks lätlane jäi mul täpselt raja peale, siin on nii lolli kohta jäi seisma. Üli super. Algus on meil siin olnud praegu. Aga kui näete, siis siin juba töö käib. Lauri vahetab juba siin muffi. On, jah? Mis sul on? See on standard juba, jah? On, jah. Pull ja vähemalt 3 tükki läheb iga kord. Jah, pull on hea see, et tutikas muff on küljes 2 sõitu sõitnud ja sellised on siis lood hetkel. Et lähme võtame Dominiku käest ka ühe kommentaari. Ja ei, näed, sünnipäeva laps tuleb ka, et täna on Dominikul sünnipäev. Aimir. Kuidas sa praegu alguse kokku võtad siis? Endale tegelikult ise ei tundunud, et nii kiiresti sõitsin, aga vist esimesest ajast ajasõidus oli palju mõninud 0,00000. Kaks ikka aeglasem. Ütleme nii, et ole täielikult olematu aeg. Nii väike see vahe. Eelmine nädalavahetus sai Missas trennis käidnud, et selle pärast tulebki paremini välja sõikuda siin. Et kui trenni teinud ei oleks, siis oleks ma arvan täitsa null, et suht keeruline rada ikkagi. Jah, pigem seda küll. Dominikul on tegelikult täna sünnipäev ka, ma pole talle veel õnne soovinud, ta ei soovi ka. Ei soovi ka, hiljem. Ma juba hakkasin kätte andma, aga okei. Jätame selle pärast. Ma usun ka, et tuleb ära täna. Ja ei peab tulema, praegu on ju algus on ikkagi palju lubav ja mõlemad on näidanud, et tegelikult kiirus on olemas ja nii et oleme esimese eelsõidu ootel. Keegi tegi siin selja taga pulli meil, jah? Praegu hetkel kahjuks ei näe. Kindlasti ralliklassi sõbrad teavad, on väga pika kogemusega noor võidusõitja, et on siin väga erinevates klassides kaasa teinud. Süstemis. Aga näeme siin kohe starti kindlasti, vaatame, kuidas Mikko Vaher ja Joonis Krets seda javandust sadab. No näete, siin kiitsin Dominik, et oli eelmisel etapil kiire ja seda ta demonstreerib siin ka. Kõva ju. Aga kohe on tööle minek, muhk on laiali jälle. On jah. Kuradi, ma ise sõitsin jumala kandil, sest jumala peeres oleks tegelikult endal nagu sõit selles suhtes. Okei, ma olin küll esimene.
tagakurvis ma sain alles viimasel 2 ringil sisse ilusti, nii libe oli, et viskas sinna välja kogu aeg, siis ma lõpus hakkasin vaiksema hooga tulema. Aga väljast hüpata on palju parem, on ju? Väljast hüpata muidu on parem. Ja kõik hüppavad sealt seest, ma ei saa aru, miks, noh. Ja mul oligi alguses, ma ei saanud, mul viskas sinna välja kogu aeg, aga nüüd on siuke rööbas, et sa pead sinna rööpasse saama, siis sa oled kinni seal, vaata. Ei, no kuule, come on. Muidugi, kõva. Päeva algus on hea. Õnneks eelviimasel ringil tuli sul välja täpselt see kurv, Mart ütles kõrvalt, et nüüd tuli perfektselt sisse ja vajusid hooga välja. Ma lasin hoogu maha, sest et ma tulin liiga suur hooga, ma ei saanud sinna tsooni sisse. Aga eelviimasel ringil tulid perfektselt ja Mart ütles ka, vaat nüüd tulid perfektselt. Mitte see, et eelviimasel ringil sa pidid peaaegu panema rehvidesse, aga eelviimasel ringil tulid nii perfektselt. Maasikas, ma ei saanudki süda ju. Esimene stardivõist. Sa ei kujuta ette, mis ma süda tegin. Ma räägin, Kasparovits ütles mulle, et ma nägin, kuidas Veiko hüppas. Süda tagus niimoodi 1900 korda sekundis. Vägev, aina. Limonaad. Not sponsored. Not sponsored. Sponsored by Puiko Vember. Enda sõidust mul on siuke väike kokkuvõtte tegemata. Sõitsime koma esimese eelsõidu ära ja ütleme nii, et võib täitsa rahul jääda. Et olime siin esimesed 7 tükki oli meid algselt siin kirjas ja 7 tükki on tegelikult kohal ka, aga alles on meid jäänud 5 tükki. Et Aivo Ojalaga olime esimeses eelsõidus ainult 2. Sealt sain hea stardi, panin üksinda minema ja niimoodi me terve sõidukast lõpetasime. Üldkokkuvõttes oleme praegu ka esimesed. Teine koht kaotab leedukas, Rutins kaotab meil 3,5 sekundit. Et väga super, paneme samamoodi edasi. Tommi sõit oli ka ikkagi väga muljetavaldav, et väga hästi on pannud praegu siiamaani. Ära jooma selle ka või? Üritame samas mängus jätkata. Aga pane lonks elas, et kindlasti, praegu töös on päris. Seal läks väga palju.
sõit oli stardis, oli ikka kõvasti juppe lendas autodel. Mul joppas, et ma natuke magama jäin. Sa võisid natukene üle maha ka vaatasin, et ja, ja ma juba nägin, mis sealt tulemas on. Ma juba teadsin, sest et lätlane keeras mulle peale, aga Budell vist oli lätlasele peale keeranud, see surus mulle ja siis mina vist läksin lepastele pihta. Siis lepastel lendas sealt välja täiega ja mul nagu joppas, et puhtalt läbi tulin, aga Budell oli mul risti ees, niimoodi pilgud kohtusid. Jumala versus, vaatasin täitsa versus. Haige reis. Oota, aga jätkame samas vaimus. Auto natuke vaatame eest sillad üle ja selle kuradi muffi veel. Üldaega ei tea, jah? Üldaega ei tea, vaatame kohe. Tavai, Kevin, näita onudele. Jaa, tavai. No nii, vahepeal ma olen unustanud teise eelsõidu kokkuvõtte ka teha, aga jäime teises eelsõidus teiseks. Arvan, et jah, jäi selle taha kinni, et enne meie sõitu lükati just rada ja väga mingit rööbast ja ei olnud seal ees ja rada just oli kastetud ka, et suht libe oli see olukord. Ma arvan, sellepärast oligi sellel leedukal oli siuke eelis. Lähme kolmandasse sõitu ja vaatame, kus meil läheb seal. Käigu aps. Ja Adailis Jansons on puudu, nii et Laimar Lepaste, Dominic Sadam ja Ilgionis Krents. No lätlane praegu siin sellist superstarti nagu eelmises eelsõidus tegi ei teinud. Laimar Lepaste siin võttis rahulikult oma ära ja läheb seda sõitu vedama. Dominic Sadam teisel kohal. Nii et Adailis Jansons läheb sellise sõiduga, et jätab selle Jokkeri viimaseks ringiks liidrina alles. Ja läheb. Dominic Sadam läheb Jokkerisse. Aga läheb jälle taas nii õnnetul hetkel, et me ei vaadanud, kui ja mis kohal on seal lätlane ja tuleb Dominic. Ja vaatame nüüd, et nüüd peaks, kas ta nüüd teeb Jokkeri ära või ikkagi, ja nüüd teeb. Läheb Jokkerisse, aga kui kaugel on seal jälitajad ja nüüd saab kiiruse üles, aga tuleb ka Krents ja nüüd on
aga kas nüüd kaotab kohe nii hullult ja kaotab ka lätlasele või kaotab ka, vaatasin, et kaotab ka Dominik Sadamale, aga lätlasele kaotab, nii et lätlane on siin kõik üle kavaldanud. Nii et praegu selles olukorras kolmas eelsõit on meil sõidetud. Jah. Kuidas sul läks? Mul läks sitasti stardist, küll sain enam-vähem ära, aga refid ei pidanud üldse enam. Täiesti null, et taga sirge peal olin ka 4. põhjas, kuradi ainult ketras olnud. Ja Jokkerist välja ei saanud, et rattad käisid ainult allringina. Siis lätlane see ette või ja niipidi, et ühesõnaga see läks aia taha, aga vaatame poolfinaalist nüüd on uued all. Ja minul kolmas eelsõit stardis. See esimene nõks oli väga okei ja nii kui esimesed teised tahtsin tõmmata, enam teist käiku sisse ei saanud. Ja siis ma jäin sinna Alberti ja Mihkli taha. Siis musklesime seal ja siis tegime seal vahepeal jokkerid ära. Siis vahepeal tegi Albert ka jokker ära, tulime seal koos välja kõrvuti ja siis viimases kurvis ma lükkasin Albert ära kogemata, see ei olnud üldse meelega. Et ma üldse isegi tundnud, et ma tal autol vastas olen, aga järsku ühel hetkel tuli mul risti auto ees, et vabandus Albert sulle, et ära pikka viha pea. Et oleme sõbrad edasi. Nüüd kolmas, poolfinaal. Nüüd on juba, läheb päris hulluks asi ära, nüüd juba krutib täiega. Ja, Tom läheb nüüd poolfinaali, mina on otse finaalis. Leeduga koos kõrvuti startime seal, nii et väljast, teise koha pealt, jah. Ma samas vaatasin nagu seda kõiki neid sehkeldusi ja see start ja see Albertiga see action, vaata. Kaotasin lõppkokkuvõttes talle mingi 0,3 sajandikku. See pole nagu väga midagi. Pole sittagi, vaata, tegelikult on püüdav, noh. Ei, siin tuleb nagu nii, selles suhtes ärge üldse muretsege. Ja, absoluutselt. Küll tuleb. Nii et jah, elame Tommile kaasa poolfinaalis. Ära teha ka Sander Roosimaa, kes kindlasti pole ka finaali mõtteid maha valnud. Dominik Sadam jääb selgelt praegu stardis kinni natuke ja ei saa kiirust. Auto käib siin väga risti, ei püsi üldse kuidagi siin kurvis sees. Nii et Mirel praegu läheb Maidu kõrvale ja läheb mööda ja kõik Mait Pudellist ja Mait Pudell jääb raja äärte. Jääb raja äärte kohe stardi järgselt tundus, et auto tõmbas kuidagi siit kuidagi kahtlaselt äärde ja jõud kadus ära ja Mait Pudelli jaoks on tänane sõit, tundub, et ühel pool vaevu seal veel liigub, aga praegu siis Lainar Lepaste, Mirel Hintser ja Sander Roosimaa nüüd läheb jokkerisse. Sander jokkerisse ja Dominik Sadam siis hetkel 3. kohal. Tuleb, me oleme näinud siin kas või näiteks Mait Pudelliga vaatest, et juhtus lihtsalt ja jääd raja äärte. Lainar Lepaste sealt trapliinis võtab korraliku hüppe ja viimased kurvid siit veel tulla, aga need on olulised kurvid ja eelkõige see viimane nõelasilma kurv, mis siin vahetult enne finišit on. Siin superkaaridel me nägime, kuidas seal kurvis on võimalik mööda pugeda, aga Lepaste tuleb. Lainar Lepaste tuleb ja võtab siit võidu. Ja tuleb ka Mirel Hintser ja saab siit teise koha. Mirel on teine ja Sander Roosimaa liigub samuti edasi suurde finaali ja seda siis Dominik Sadama ees. Nii et oleme näinud ära 2 väga tulist vahefinaali ka klassis BMW RX 3000. Kevin läheb hästi liikuma, aga Rütis suudab seal praegu masina võimsuse maksusele panna ja läheb, libiseb ise sinna esimesse kurvi esimesena. Nii et Kevin tegi hea stardi. Aivo Ojala tublilt praegu 3. positsioonil ja Albert Akko Kokko üritab seal kõvasti, üritab, et praegu Indrek... Ai, seal on kõva võitlus käimas ja ei anna Kevin Allik sugugi alla. No ilmselt on Kevin Alliku üks võimalus ikkagi see, et ta mingil hetkel käib jokkeris ära ja see on väga oluline, mis hetkel. Aivo Ojala jokkerisse ja ka Indrek
Ilves Jokkerisse. Siin ikkagi praegu mina küll Kevinile, et nüüd on õige aeg proovima hakata. Kui sa nüüd ei proovi, siis ei olegi. Ja Kevin läheb. Ja Kevin läheb ja proovib ja nüüd on vaja tulla tagasi teisele positsioonile ja seda ta suudab. Kevin Allik seda suudab ja jääb sinna ilusti kenasti Aivo Ojale ette. Saad, siis on tegelikult väga hea ja kas läheb Kevin Allik proovima? Noh, oli natukene võimalus Kevinil siit ka, aga Rütis Rutkauskas suutis siiski hoida auto õiges suunas. Vajub lahti, et kaassõitja uks või kõrvalt uks vajub lahti, nii et umbes, et kes tahab, võib peale astuda O pealt ja teha ühe ringi kaasa, finaalringi. Ja Rütis Rutkauskas tuleb viimane kurbel võtta ja võtab siit taas. Kas tuleb võit või ei, saab siin Kevin Allik vastu ja tuleb võit. Rütis Rutkauskas võitab misoetapi, Kevin Allik teine ja kolmandaks. Kas tuleb veel natuke minna ja Aivo Ojala. Aivo. Mees on rahul, oli kindlasti kõva päev ja väga raske on Rütise vastu saada, aga Kevin täna vähemasti üritas kõik, mis suutis. Indrek Pajo ja Albert Ako Kokk. No Albert Ako, ma kardan väga, et ei ole ikkagi tänase päevaga rahul, et on see mees ikkagi võimeline enamaks noormees, tõsi, aga siiski. Siis oligi kohale saavad. Ei saanud seda kuradi ma vahet ka kuidagi nagu väikse. Jokkerist ta korra eksis, aga... Seal tuleb ilusti kruusa peal hüppelt järgi ja siit läheb ära ja... No, palju õnne. Aga kolmas koht oli kaugel. Oi, kalender palju, jah. Ei, ma andsin endast maksimumi, ma rohkem ei saanud ka. Noh, mis emotsioonid on? Vägevad. No kurat ikka kripeldab see, et noh, üks ruti siis kiiremal ja see nagu tundus nagu just meie radag olevat, et kruus on siin palju, aga nagu... Ei tea, no tegelikult võib päevaga rahul olla, come on, oleme näidanud ju terve päev siin head kiirust ja... Start oli hea. Start oli jälle hea, jah. Aga rutis ikkagi nagu võnis tatt järgi ja läks ikkagi lõpus mööda. Piiraja vaja. Seal oleks vähem no kurat, piiraja võib küll meie nad olla, et... Jah. Aga siit sai küll maksimum, et rohkem ma ei suutnud. Konkurentsi oli ja need mehed, kes siin praegu ka tegi teisele esimese koha pedestalile tõusevad, on selle kuhjaga ära teeninud. Ja teine koht täna klassis Super 1600. Kevin Allik! Kevin oli väga rahul selle teise kohaga, kas selgelt see, et natukene jäädakse seal liidrile alla, sest et liider on või võitjad on olnud päris ülivõimas, aga ma arvan küll see päev ka ükskord koinab, kui West Place Rütis Rutkauskas! No nii, härrased ja klass Super 1600. Mul ei ole tarik
diplomaatika on käes. Ta on veel ühesõnaga, sõbrad, oleme võistlustelt tagasi teel Viljandisse. Ära võid just aega. Just aega. Ei ole. ei ole hullu midagi. Kevin läks hästi. Mul tegelikult päeva alguses läks ka hästi, aga poolfinaalis ise eksisin stardis, jäin magama. Ja siis jah, üks tädi lükkas mind välja raja pealt. Kes see tädi oli siuke? Ma ei tea, meil ainult üks tädi on, kes sõidab rallikrossi. Veits nõme, aga no mis teha, ma kaebama ka läinud, ma kitsi ei ole. On jah. On nii või? Tegelikult on nõme jah, aga no mis teha. Ilus. Aga selles suhtes nagu lõppkokkuvõttes on kõik ilus ju. Jaa. Dominik näitas täna ikkagi megakiirus selles suhtes, et Seda küll ju. No ise ise eksisin stardis, aga sealt edasi jäi jah, kuradi. Las ta jääda, ma selles suhtes kellegi vastu mingit liha ja peaga lihtsalt nõmena, et ma ise pean vist ka samamoodi sõitma hakkama siis lihtsalt. Megaburger jah. Söö ka vahepeal. Väike megaburg, see õige Bemmi venna kuradi eine, vaata löön siia kohe näo sisse. Assar raisk. See oli Aga ampsu. Lagi. Kuulge, aga ma arvan, et Leedus kohtume siis. jaa, et Leedus näemegi ja... Ma ei tea, Bemmi klassi vist ei tule kõige rohkem sõitma. Selles suhtes me vahepeal Võrus me müüsime auto üldse maha. Ei viitsi jah. Bemm on nagu kadunud bussi tagant. Ei viitsi, ma hakkan superkaari sõitma. Jaa, Bemmides on ikkagi liiga hullu maja. Superkaari minna vaata. Hea lihtne. Hea lihtne jah. 2 venda kogu aeg stardis ei... Hea lihtne, pohvi. Siuksed lood. Jaa. Et meil ongi, peame siin jaanipäeva ära, taastume siin 3 päeva. Praegu peame sünnipäeva. Jaa, Dominiku sünnipäeva peame täna siin. Sellepärast meil ongi siuke... No mõnus olla. Mõnus olla, jah. Me ikkagi, me ongi inimesed, me peame ka nautima elu. Muidugi. Noored inimesed, jah. Nägu üldse sitane ei ole mul, on ju. Vaata, mis räägivad. Kuule, aga davai. Tšau.